Tere! Kui ma 12 aastat tagasi tudengina, täpsemalt siis TTÜ kütteventilatsiooni ehitusinseneri keskkonnatehnika valdkonna tudengina Rootsi kolisin, täpsemalt Göteborgi, et oma magistritööd kirjutada tervise energia salvestamise teemal, siis ausalt öeldes ma ei mõistnud sõnagi. Ei keelelises kui ka tehnilises mõttes. Ja ma kujutan ette, et nii mõnelgi teist täna siin, kui ma räägin eesti keeles, võib tekkida sama tundade terminitega. Ja tookord, kui ma sinna kolisin ja ma magistritööd kirjutasin, siis ei suutnud ette nähagi, et üks päev mitmed aastad hiljem oma karjääri jooksul, kus ma aitasin tellijatel ehitusprojektides energiatõusus ja keskkonnamõju leevendamine tagada, et ma töötaksin selle projektiga Working Lab, mis on siis Göteborgis 7-korruseline puidust ehitatud kontorihoone ühe riikliku ettevõtte akadeemilise hüüs jaoks. Et ma siis töötaksin siin seesama tehnoloogiaga, millest ma magistritöö kirjutasin aastaid hiljem. Ja selles projektis oli mul päris mitu rolli. Peamine roll oli just energiatõususe koordineerimine, projekti juhtimine. Selles valdkonnas lisaks olin ka selle EIFi kütteventilatsiooni projekteerimise juhtimise abijuht ja lisaks ka innovatsiooniprojektides siis spetsialistides just selles energiasalvestamise valdkonnas. Aga mis on siis tervise energia salvestamise tehnoloogia? Ja, see on tehnoloogia, kus saab nii sooja kui külma energiat näiteks soolahuses konstantsel temperatuuril läbi faasi muutuse salvestada. Ja nagu siin selle pildil näete, et see EIFi tegelikult oli OF varem, mis on siis üks Põhjamaade suurima konsultatsiooni ettevõtteid, 16 töötajat 40 riigis. Siis see nagu näete selle pildil on selline pocket heater, kus siis sa muudad faasi ja faas muutub ka vedelikust tahkes ja eraldi soojus. Aga samas saab seda konstantsel välisel temperatuuril sinna salvestada. Ja sama tehnoloogia siis on selles Working Lab projektis rakendatud, et siis jahutusvõimsust vähendada. Ja täna töötan ma siis ühes Rootsi suurimas ehitus- ja projektiarendusettevõttes Säänekke. Grupi juhatuses jätkusuutuse juhina või kestliku arengu juhina, see ongi see keeleline areng. Ja Sääneke arendab ja ehitab linnaosa Kaulastaadeni Göteborgis. Ja sealhulgas ka Põhjamaade kõrgemat hoonet, 245-meetrist Kaulatuunetit. Ja varem siis nagu mainisin, töötasin 6 aastat siis EIFis, mis oli konsultatsiooni ettevõtte ja seal viimati siis selle ehituse ärivaldkonna jätkusuutuse juhina, kus siis oli 2000 konsultanti 6 Euroopa riigis. Ja nüüd te siis mõtlete, et mida siis teeb see jätkusuutuse juht. Ja ausalt öeldes, ma usun, et seda mõtlevad ka mu kolleegid, vahepeal jagama ise, sest töö on väga keeruline. Aga võiksin kokku võtta selle nii, et minu töös on siis selles kiiresti muutuvas maailmas selgust näha ning neid muutusi tõlgendada meie äristrateegiasse, et tagada ettevõtte konkurentsivõime ka tulevikus. Ja täna ma olen siis siin, et teile siis täpsemalt rääkida kliimaneutraalsusest hoonetest, nendest mõjutajatest, stiimulitest ja lahendustest. Aga mis on siis need tuleviku muutuste mõjutajad? Ma usun, et täna pole nüüd küll mitte kellelgi mitte kusagil enam uudiseks, et me oleme kliimakriisis. Seda siis tänu näiteks Al Gore või Greta Thunbergi või IPCC raportitele, mis on väga selgelt ette näidanud ekstreemse ilmastiku sagenemist. Ja ka täpselt, kuidas erinevates piirkondades see sagenemine välja, kui need tagajärjed välja nägema hakkavad. Ja siin selle pildil siis ongi selle IPCC raporti näide, kuidas keskmine temperatuur on muutunud Stockholmi näitel. Miks Stockholm? Mitte sellepärast, et ma ise töötan Rootsis, vaid just selle põhjus, et nii Stockholm ja Viin on need 2 linna, kus need andmed on olemas juba aastast 1756. Ehk siis need kõige pikemad salvesed andmed ja me näeme siin väga selgelt pildil, et kliima soojeneb.
Kuid peamine põhjus, miks me tegelikult on meie teadlikkus tegelikult on tõusnud, on, et me kogeme neid ekstreemse ilmastiku tagajärgi siinsamas ja praegu. Ja täpselt nagu need varasemad IPCC raportid ette näinud. Näiteks Põhja-Rootsis eelmine suvi, augustikuus kuskil, oli ohtra paduvihma tagelnud suured üleujutused ning hooned vee all. Ainuüksi ühe tööpäeva jooksul oli registreeritud 1200 kindlustusjuhtumit. Tänaseks kuskil 7000 kindlustusjuhtumit, mida arvestati, et see läheb maksma need tagajärgede likvideerimiseks siis kuskil 500 miljonit Rootsi krooni, ehk siis 50 miljonit oleneb tänasest kursist. Nii, kurs ei ole hea praegu. Ja mis tegelikult siis peamine küsimus siin on, et mis juhtub siis, kui meie kinnistud on kaotanud oma väärtuse, kuna me ei ole ette suutnud näha kliimamuutuste tagajärgi oma äristrateegias. Ja nagu see, kes siin otsikelt ei mõista, siis tegelikult selle tekstis on kirjas, et ka kaubanduskeskus oli suletud, kuna see oli üle ujutatud ja nagu me mõistame, et see on ju nii kaua, kui me suletud on, siis me kaotame ju kohe sissetuleku nendelt päevadelt. Ehk siis kindlasti arvestada ärilises, kuidas see meie äri mõjutab. Ja seetõttu ongi siis üks nendest 6 valdkonnas, mille Euroopa Liidu taksonoomia keskendub on just kliimamuutustele kohanemine, sest adaptation. Ja Euroopa Liidu taksonoomia, mille täna küll pole otse välja öelnud, mina olen ka tulnud, aga räägitakse ju kõik, mis ministeerium räägib, ongi see taksonoomiaga ka seotud, see on üks nendest osastest EU Green Deal. On siis klassifitseerimissüsteem, mille eesmärk on just soodustada erasektori investeeringuid, kestliku majanduskasvu ja aidata kaasa kliimaneutraalse majanduse saavutamisele. Ja ka vähendada greenwashingut. Mis see tähendab siis konkreetselt börsiettevõttele? See tähendab seda, et me peame täpselt kõik need 6 keskkonna eesmärki hakkama raporteerima, kuidas meie tegevus on sellega ühildunud, aligned taxonomy. Ja siin näeme, et siis 2 esimest keskkonna eesmärki juba tehtud selleks 2022 aastaks, siis järgmise aasta raportis peab olema näitama, kuidas meie hooned, kui me ehitame hooneid, on vastav nende nõudmistele. Kuid peamine on kliimamuutuste leevendamine, mitigation. Ja need tagajärjed, et need tagajärjed välja ei näeks nii nagu ennustatud ja mitte kordi hullemad. Ja et siis kliimamuutuseid leevendada, siis me teame, et ehitussektor Rootsis põhjustab 1/5 ehk siis 20% kasvuhoonegaasidest ja globaalselt 40%. Seetõttu on ehitussektor üks nendest 5 nii-öelda transforming segments, ehk siis valdkond, mis peab tegema rohepöörde, millega taksonoomia keskendub. Ja siin on näite siis Exponential Roadmap Initiative, kus on välja toodud teekaardid iga selle segmendi jaoks, et kliimaneutraalsuse eesmärk tagada aastaks 2050. Peamine selle slaidi peal on, ütleks ma siin, on just see, et me näeme, et hooned on ja me teame, et hooned on ju seotud nende teiste valdkondadega. Mis toimub Rootsis on see, et väga suur rõhk ja on just tööstuse peal ja energia, nagu meilgi Eestiski on energia peal. See on ainult ja transport, elektrifitseerimine, aga see on ainult aja küsimus, kui ka hooned saavad suuremat tähelepanu. Ja veel sinna pole jõutud, kuna ma arvan lihtsalt, et see liiga kompleksne. Aga just, et see tähendab, et kui rohepöördet on teistes neist tööstutes, see mõjutab ka neid hooneid ja ka vastupidi. Ja kui me teame, et ehitussektoris 1/5 Rootsis ja 40% globaalselt põhjustame keskkonnamõjust, siis on ju loogiline vaadata, kust täpselt see keskkonnamõju tuleb. Ja siin on 2019 aasta andmed Rootsi ministeeriumi poolt seal ja näeme, et pooled tuleb siis hoonete kasutamises perioodist ja pool tuleb ehitusfaasist. Ja ehitusfaasist me teame, et see faas tegelikult, kui me kasutame 50 aastat, siis võib-olla ehitame 2 aastat, mis oleneb, kuidas me ajagraafikust kinni peame, aga et meil seal eriti ei ole energiatarvet. Seega teame, et 90% sellest keskkonnamõjust ehitusfaasist tuleb ehitusmaterjalidest. Ja seetõttu juba aastal 2014
minu kolleegid EIFRis tegid arvutused, kus võrdlesime siis kandvat konstruktsiooni kahe korruseid, kahe lagesid, kas puidust või betoonist ehitades. Ja selgus, et selles varajases idee staadiumis on võimalik puidust ehitades 35% keskkonnamõju vähendada, mis viis ka sinna, et seesama riiklik hoonete arendaja haldaja siis otsustas ehitada ühenest esimestest hoonetest 7-korrusel kontorihoone riskliit puitkonstruktsiooniga. Mis see on teinud sektoris? On teinud niimoodi, et lihtsustades siis on ju betoonitööstus väga ruttu teinud rohepöörde ja tänaseks on võimalik siis ehitada rohebetooniga või kliimaparandatud betooniga 30–50% väiksem keskkonnamõju. Ehk siis, mis on need mõjutajad ja mis on stiimulid, ongi see, et kui me äritegevus on ohustatud, siis me ju suudame väga ruttu teha selle pöörde. Mis on ju muidugi väga positiivne, sest kõiki hooned puidust ehitada ei saa. Ja nagunii keldrikorrused on enamasti betoonist puithoonete, et me nii-öelda hübriidlahendused. Ja ka see sääneke kaalatuunet, mis on nüüd Põhjamaade kõrgem hoone, on ehitatud kliimaparandatud betoonist, aga mis on väga huvitav on, et see ei ole küll üldse selle põhjusel keskkonnamõju vähendada. Sellest võime rääkida või teinekord täpsemalt, mis põhjused seal olid. Aga just, et seal on ka tehnilised eeldused, et kasutada materjalil väiksem keskkonnamõju. Ja nüüd siis täpsemalt rääkida Rootsi praktikast või seadusandlusest, et kuidas kõik on seotud nende erinevate mõjutajate ja stiimulitega, on siis, et alates selle aasta jaanuarist kehtib seadusandlus kliimadeklaratsiooni kohta, ehitusmaterjalid. Ja see esialgu peab siis ainult deklareerima, kui suur on see keskkonnamõju. Ja kus peab siis olema arvutused, siseseinad, piirded ja kandekonstruktsioon. Ja just eesmärk ongi just, et arendussektorit ja neid teadmisi tõsta. Üleüldse see seadusandluseks pidanud jõustuma paar aastat tagasi ja kuna siis otsustati, et ikkagi sektor ei ole selleks veel valmis. Ning 2027 aastal hakkab kehtima piirarvud, miinimumnõuded ja tuleb ka arvutada sisemised pinnakatted, tehnosüsteemiga ja ruumide täiendused. Ja samas tuleb ka rohkem faasi sinna arvutusse kaasa arvata. Kriitika on siin tegelikult seadusandluse kohta see, et 2027 on liiga hilja. Sellepärast, et 2030 peame juba oma hoolikanud on keskkonnasektoris. Ehk siis jälle näide siit, kuidas seadusandlus või kõik need protsessid liiguvad väga kiiresti ja mis on oluline, et seda ette näha. Ja lisasin ka veel sellise slaidi, et siit täpsemalt siis, kui mõnel on küsimused spetsiifilised, et mida siis täpsemalt tuleb esitada ja mis täpsemalt, mis faasis. Et see ongi faas A1 kuni A5, ehk siis ehitusfaas, mida praegu peab arutama, lihtsalt deklareerima. Ja kui ma tooksin paralleeli, et see on tegelikult sama nagu energiatarga miinimumnõuete areng on olnud. Aga see on juba aastakümneid on see areng. Siin asjad liiguvad väga kiiresti. Samas insenerina, ausalt öeldes, kui raske see saab olla seda ehitusmaterjali CO2 arutada, see ei ole ju tehnosüsteemid nii-öelda, see on materjal ja palju meil seda on. Aga oluline siin, mis on raske, on just, et mis, kas meil on need üldised andmebaasist ja spetsiifiliselt need EPD-d. Ja seal on ka need, kui siin on keegi, kes tegeleb toote arenguga või arendamisega, siis kõik on nõus, et peab olema dokumenteeritud täpselt, kust need tulevad need toorained ja kuidas seda toodet valmistatakse ja transporditakse. Ja nagu näeme siin, et sellel graafikul, et ka teekaart on ette nähtud, kuidas siis 2045 Rootsis siis kliimaneutraalsus tagada, et peab iga aasta siis peab ju seal keskkonnamõju väiksem olema. Aga natuke ka lühidalt olemasolevatest hoonetest, kuna ma täheldan, et mis on väga positiivne, Eestis väga palju rõhku just renoveerimise peale, et siis ma lühidalt paar sõna renoveerimise laine ja siis räägin edasi uutest ehitistest. Aga nagu ka varasemalt on mainitud, et siis 90% nendest hoonetest, mis täna on ehitatud Euroopa Liidus, on ka alles aastal 2050. Ja 40% Euroopa Liidu energiatarbest tarbitud hooned. Ehk siis nagu öeldud, need on suur seos teiste segmentidega, mis peavad rohepöörde tegema.
Seetõttu on siis üks osasest Euroopa Liidu EU Green Deal on ju Euroopa Liidu renoveerimislaine, kus siis renoveerimise toetamist rahaselt pannakse rõhku hoonete energiatõusu parandamine ja keskenduda ringlusele, nagu mainiti, renoveerimispass ja see logiraamat. Aga mis tähendab ka seda, et on ju kõrgemad nõudmised või seadusandlus ka selles valdkonnas liigumises suunas. Aga täpsemalt siis just, mis on need stiimulid või ajendab neid Rootsi hoonete arendajaid, haldajaid üleüldse töötama innovatsiooniga ja oma keskkonnamõju vähendama, siis ongi see, et nagu me näeme läbi aja, minu 12 aasta jooksul Rootsis, siis on alati tellinud kõrgemad nõudmised kui seadusandlused. Nagu ma tõingi näiteks Working Lab, siis 2014 juba tellija soovis teha keskkonnamõju arvutused. Siis ei olnud veel seadusandlused, et seda peab tegema. Ja miks? Sest seda nähakse konkurentsi eelisena peamiselt. Ja kuidas see teaduslik uuring nüüd tehtud on, nagu teda pilti näete, siis on ju peamine põhjus on keskkonnamõju hindamissüsteemi. Me ütles, et see on sektori standard. Kui meil uus joomeid, siis see sertifitseeritakse. Miks? Põhjus on selleks tegelikult see, et see on finantseerimine. Ja üldiselt tegelikult projektis ei oldagi nii väga teadvustatud, et seepärast ka on, miks see mõjutab, miks üldse on oluline, et kasutada liitpõiam või Rootsi enda miljööpüünad või null CO2 või isegi Welli, on ju sellepärast, et investeerijad sellega annavad paremat intressi ja see on väga oluline, et me oleme lõpuks see kogu protsessi läbi viinud ja kinnitanud, et meil on täpselt see energiatarve, sest muidu tulevad meil trahvid lihtsalt me ei saa seda finantseerida. Ja see ongi see kogu see ajend ja mõjutaja, miks üldse selles valdkonnas väga tegeletakse. Ja kui seadusandlus on järgi jõudnud, siis tegelikult tellijad on oma nõudmised laiendanud. Enam ei ole ainult energiatarve miinimum, ei ole kliimadeklaratsioon, vaid on ju hoopis räägime looduslikust mitmekesisusest, kuidas me sinna oma mõju vähendada saame hoone ja ringmajandus. Rootsi on ambitsioonikas esimene fossiilivaba heaoluriik maailmas aastast 2045 ja selleks on 22 teekaarti igas sektoris. Aga me teame juba, et Soome 2035, Euroopa Liit 2050 aastaks kliimaneutraalne ja Hiina 2060. Ja mis tähendab tagasi Rootsi tulles, siis nagu ma mainisin, peale koolitama keskkonnamõju näeks teekaarti. Kuidas siis täpselt praktikas see sektor sellele, kas reageerib või on proaktiivne, on erinevad sektori koostöögrupid või initsiatiivid ja üks esimesi ja väga häid näiteid on just LFM30, mis on siis lokaalfäärtplaan Malmö, kohalik teekaart Malmö 2030 aastasel kliimaneutraalne. Ja seal on üle 180 sektori osapoole tulnud kokku, et töötada eelmis töögruppides. Ja mis on väga oluline siin nendes töögruppides, millega siis töötatakse, on näiteks see, et hankes seatakse nõudmised, et on olemas teadmised kliimaneutraalsuse tagamises hoonetes. Ehk teistsõnu, kui neid teadmisi ei ole, projektiivõttel ei saa. Et see on nagu väga lihtsustatud, et see, miks on oluline, et me kõik kõrgendame või omame neid teadmised, mida see täpselt tähendab. Samas on 2025 aastaks pilootprojektid kõikidel, ehk siis juba 2 aasta perspektiivi osapooltel ja 2035 aastaks on kliimapositiivsed projektid. Tänaseks on juba igas maakonnas või piirkonnas samasugused initsiatiivid kujunenud, kus just, sest peamine väljakutse sektoril ongi just see, et meil on vaja arendada meie koostööd, et meil on nagu halvad koostöötamises. Ja seetõttu ongi nii palju initsiatiiv, saame kokku, istume laua taha maha, räägime, milles küsimus on, et seda lahendada. Ja väga head näited selle kohta. Aga mis on siis need lahendused, et tagada kliimaneutraalsust ehitussektoris, siis selles projektil näitel Working Lab, siis et siin me suutsime kogu energiatarbijatesse koolitada miinimumtele ja väga oluline siin olles see inimene, kes on mõjutav, et me oleme sinna jõudnud, siis on ka nii arutatud kui ka mõõdetud väärtus. Ja praegune hoone energiatarve, kuna kõik väga olnud huvitatud, on 64 kWh ruutmeetri kohta aastas. Me
päris madal, aga päris ligi null võime öelda või siis päris null ei ole. Aga kuidas me seda tegime, et meil on erinevad innovatsiooniprojektid, et meil päikesepaneelid alalise vooluga oli üks innovatsiooniprojekt ja samas külma energia salvesti soolalahuses, aga lisaks ka erinevad, kuidas fassaadi ja hoonet üleüldse optimeerida ja päiksevarjud, ventilatsioonisüsteemid, mis on väga tõhusad. Aga reaalsuses lihtsalt taane kontribune, et midagi erilist väga ei ole, et pigem nagu keep it simple. Ja kuidas mis täpselt jõuame nulli? Siis tagasi kliimaneutraalsuse juurde on üle maailma või üldine välja toodud carbon law, mis tähendab seda, et lihtsustada, et kuidas siis tagada, et me jõuame neutraalselt iga aasta 10 poolitama igas sektoris või ühiskonnas oma keskkonnamõju. Ja kõige, mis ma tahaksin välja tuua, et meie sektoris on see piisavusest olemasolevatest lahendustest. Siin nagu näha on teekaardid täpselt, et võite seda vaadata, mis seal kirjas on, nagu ma näen, et oleme seotud teiste nende segmentidega. Aga just hoonete puhul 2030 aastaks, ehk siis siin on huvitav küsimus, et peame vastavalt selle teekaardile ja paljudele teistele ka, mis seda kinnitavad, on et näiteks, et üleüldse, kuidas me kasutame olemasolevaid hooneid ja seda hoonepinda, ehk siis teisisõnu, et kui me oleme ettevõte, kes ehitab uusi hooneid, siis tegelikult tuleviku perspektiiv on, et me ehitame vähem uusi hooneid. Et nagu see äristrateegias, kuidas seda endale sinna arvestada. Siis muidugi energiatõusus, millega me tegelikult aastakümneid tegelenud, aga lihtsalt praegu on energiakriis, siis kõigil on see teadvustatud. Samas taastuvenergia üleminek on just, et energiatõhususe renoveerimisaine ja kliimadeklaratsioon, et siis ehitusmaterjalide keskkonnamõju hindamine. Aga et teada siis, kuidas täpselt neid lahendusi, siis olemasolevad lahendusi rakendada, siis peame just lähtuma sellest elukaare perspektiivist, millest ka täna on mainitud, siis olelusring. Ja kui me teame, et 50% keskkonnamõjust tuleneb ehitusfaasist, siis ja peamiselt ehitusmaterjalist, siis seetõttu peame seadusandlus on rakendatud, ehk siis kliimadeklaratsioon. Samas peame üle minema ringmajandusele, ehk siis ressursi tõusus, resource efficiency, mis on väga oluline, et me näeme, ka seal on tegelikult sama nagu ka energiaga, on ka sama materjalides on võimalik finantsiline kokkuhoid või võit, et seda lihtsalt arutada. Teiseks peame lähtuma terviklikust pildist, ja vaatame kogu väärtusahelat, kust energia tuleb ja kuidas seda kõige tõhusamalt kasutada. Ehk siis näiteks on olnud muudatus Rootsi seadusandluses ka, siin kahjuks meil on kursis võimalik, et siin ka, et varem oli seadusandlus liiga staatiline, et me ei võinud hoonete vahel jagada energiat. Aga siin on ka mitu innovatsiooniprojekti, kus erinevad jälle osapooled on kokku läinud, et leida uusi ärimudeleid tegelikult. Et kuidas me ilmastikku ette näeme ja kuidas erinevad hoonete olenevad, kas see kontor või elamu, kuidas me energiat jagame. Ja see seadusandlus muudatud, kas oli nüüd see aasta või eelmine aasta. Ehk siis terviklik lähenemine, et me enam ehitame üksikuid hooneid, ehitame linnaosasid. Ja järgmine aastakümme, kuidas me siis poolitame omakorda keskkonnamõju, siis on vaja innovatsiooni. Ja see ongi, miks ma toon näiteks Working Lab projekti, kus oli 16 innovatsiooniprojekti, ongi just see, et peame ise võtma initsiatiivi ja konsultante eelistasimegi selle akadeemilisele ühisile, et teeme koostööd. Meil on teadmised ja meil on aeg konsultante ja teil on projekt, kus seda rakendada. Ja nii ka see partnerlus sealt algas. Aga innovatsiooni all mõtlema ka nii uusi tehnilisi lahendusi kui ka uued tööviisid. Sest me ei saa ainult tehniliste lahenduste lootma jääda. Ja me vajame uusi ärimudeleid, digitaliseerimist, mis on just kliimaneutraalsuse võimaldajaks. Ning et innovatsiooniga töötada on just vaja partnerlust, et veenduda, et leiame koos parima lahenduse. Sest keegi tegelikult ju ei tea,
kuidas see lahendus täpselt välja näeb, sest see on ju innovatsioon. Samas on oluline mõista, et innovatsioon ei ole leiutise rakendamine, see on innovatsioon toimiva tehnoloogia uues keskkonnas rakendamine, lisaväärtus uues. Ehk siis siin seos sellega, et ma näitasin teile Pocket Heater, kus on see termise energia lahendav faasimuutus, seda on ju haiglates iga kord kasutame nii- öelda tootena külma või sooja, aga innovatsioon ongi siin seesama tehnoloogia viia hoolnesse ja seal jahutusvõitlust lahendada. Sellest on innovatsioon, aga me ei leiutanud kogu seda faasimuutuse protsessi. Ja siis kuigi soojusenergiast salvestamine on üks nendest paljudest lahendustest kliimamõju vähendamiseks ehitussektoris, siis on oluline mõista ikkagi neid mõjutajaid, neid stiimuleid ja nende mõju ärimudelitele ja meie äristrateegiale. Et me just suudaksime suunata ehitussektori rohepöörde suunas ja kliimaneutraalsuse poole. Ja nagu me näeme, et sellel pildil, et kuidas see ettevõtete lähenemine on muutunud heategevusest, reeglite järgimisest, mööndlikkusest, innovatsiooni ja transformatsioonini. Ehk siis kui varem oli fookus äristrateegiliselt jälle vähem halba või halva tegemine, siis täna on fookus, et kuidas me rohkem head siin teha. Seega on aeg liikuda teadlikkusest tegudeni ja alustada kliimamõju mõõtmisest, terviklikust ja elutsükli perspektiivist. Et teada saada, kus saame saavutada suurima positiivse mõju, sest seda, mida me ju ei mõõda, seda ei pole olemas. Ja näide siin Northern Foundation, mis on tegeleb Venture Capital Impact Investing Stockholmis, Rootsis, siis nemad on oma kodulehelt toonud nimekirja ettevõtete kliima- või keskkonnamõjust. Ehk siis jah, et kui me ise sellega ei tegele, siis keegi teine suunab meid selles suunas. Ja kui ma sooviksin, siis, et ainult ühe asja võtate kaasa minu ettekandest, siis jah, minevikku meile muuta ei saa, aga on oluline, et me keskendume tuleviku perspektiivi siis muuta ja sellest me kindlasti midagi ette võtma. Ja see ei ole ainult ettevõtluse ellujäämise jaoks kriitiline, vaid ka tohutu ärivõimalus, kus edukas on see, kes selles kiiresti muutuvas maailmas selgust suudab luua ning teha suurimat positiivset mõju. Ja kes siis soovib muuta või muutust läbi viia. Ja siis viimane slaid lõpetuseks. Relax, there's nothing you can do about the climate. Unless you work for a company or live in a city or own a home or a brain. Tänan väga. Mis võiks olla see esimene asi, mis sa võib-olla siis erasektorist tooksid Eesti ehitusturule, mis see võiks olla? Saan aru, et pangad võiks anda soodustingimustel sellistele projektidele paremat laenu, aga midagi veel. Jah, täpsustas, et tegelikult pangad juba nõuavad, et on projektid, nad ei anna juba laenu, kui meil ei ole seda keskkonnamõju hindamist projektis. Tegelikult see on reaalsuses ei olegi alati, et me parema intressiga laenu, et see pigem, et meil on laiem valik ja finantseerimist projektis. Mis ma tooks siia ja mulle väga meeldis kuulda seda esimest osa täna, et mis toimub ja Eesti turul, aga ongi just see, et see ongi see ärivõimalus, et seda mõista. Üks on teine see, et mis väga veel teeb varem, et ehitussektor on suur eksport. Ehk siis ka seda ikkagi, et kõik tuleb ju Euroopa Liidu seadusandlus, siis läheb paar aastat, siis see on igas riigis ja see on suht ühtne, mis nõudmised seatakse, et me lihtsalt seda ette näeme, meil on väga suur ärivõimalus, sest et need protsessid lähevad liiga aeglaselt ja mis ma tahaks ka lisada, et kui me mõtleme nüüd juba varsti 2023, 2030 aastas me võime poolitada keskkonnamõju, mitu ehitusprotsessi oleme jõudnud läbi teha selleks ajaks. No heal juhul võib-olla 2 hoonet oleme ehitanud. Haiglat ehitanud 8 aastat, sellest nagu idee, projekteerimine, ehitus, see on see protsess, et siis seda innovatsiooni, seda uut, seda mõju seal mõõta ja hinnata ja teha parem vähensi, see on väga pikk protsess. Aga samas tullagi, et ongi, et see nõudlus on aina suurenev ja kas me toodame tooteid tehnosüsteeme või kas me projekteerime neid või kas me neid ekspordime
erinevaid lahendusi, siis jah, oluline mõista, et mis need on, kust need tulevad need nõudmised ja mida kiiremini meil lihtsalt on need andmed olemas, seda rohkem on valitavad. Selles on küsimus, et enam ei ole, et sealt nüüd võrreldakse, sest taksonoomia, pikk vastus, aga taksonoomia, mis point sellel ongi, et taksonoomia ongi see, et kõiki ettevõtteid saaks omavahel võrrelda. Jah, aga kui me nüüd võrdleme omavahel, siis me tahame, et me oleks ka valitavad. Et lihtsalt see näidata numbrid, et 0% me oleme tegelenud keskkonnamõju hindamisega, siis see ei ole hea, ütleme nii, ärilises perspektiivis. Jah, et oleme Eesti-sektorile, Eesti ehitussektorit olla valitavad, et näidata seda konkurentsivõimet. Lihtne. Aitäh. Tänan Kaia ja